Tervist, mina olen Marko, nüüd räägime samamoodi arhetüüpidest, võtame siis selle osa arhetüüpidest, kus on otsija, armastaja, hävitaja, looja. Ja nüüd need on siis tegelikult on, nagu ma ennem rääkisime, et siis on erinevad tasandid. No siin on ka jah, sõdalane oli siis nagu nii-öelda hoolitseja, et kui ma näiteks seda osa hakkan siit tunnistama, et siis ma hakkangi automaatselt juba siiapoole liikuma. Aga lähme sellega edasi, et otsija ja siis armastaja, et kuidas ma siis seda otsijat ja armastajat võiks siis natukene kirjeldada. Võtame hävitaja ja looja. Võtame hävitaja ja looja praegu. Hävitamine nüüd on, kui sa näed, nüüd on hävitamine ja looja on samamoodi ühe mündi kaks külge, et hävitamine tähendab, et selles eluperioodis ja selles etapis me siis aktsepteerin haavatavust, selles eluetapis me siis tegeleme tegelikult surma teemadega. Et inimene ei saa elada, ei julge elada, ei saa elada, kui ta kardab surra. Et lääne kultuuris on see nagu väga levinud. Et me näeme, et kas meditsiinis, et inimesi hoitakse, ei lasta nagu ära surra, et hoitakse 10 või 5 või palju tablettide najal elatakse, väga hoitakse elus, et ei tunnistata haavatavust või ütle surma. Siin me õpime rohkem surma teemaga. Süütu. Ja siin me oleme siis õpime, siin on palju surma teemat, ja üldse suke, et kui siin on natukene orbu teema on, tuleks nüüd ühel poole panna tegelikult risti. Aga siis, ja siin me ütleme, teeme ka siis nagu tegeleme nii-öelda omal piiride loomine, aga siin on nüüd juba see sügavam nüüd suke surma teema ja kuidas öelda, surma teema ja mis me sinna võiks veel panna siis, et üldse suke, mis sind ei toeta, et siin sa enam ütleme, et kui me ütleme, see osa üldse on siis, kus me nagu kujuneme, võtame nagu ühiskonna kuju, siis siin me hakkame nagu nii-öelda individualiseerima, et iseendaks nagu saama ja seda oma isemena väljendama, et hävitaja on ka oma identiteedi hävitaja, näiteks, et kui ma siin võtan selle hävitaja, siis me loome ka näiteks minu sees, ma loon oma identiteedi lõhun ära nii-öelda, et saaks üldse uus identiteet tekkida nii-öelda. Et hävitaja on siis jah. Ja siis tema vastas on looja, et nad on samamoodi ühe mündi kaks külge. Üks sama münt, aga siis erinevad küljed nii-öelda, et ilma ühe tunnistamata ei ole sinust ka aktiivne teine osa nagu nii-öelda. Et nad on paratamatult, et kui sa nüüd hakkad siit, mõtlen selle tasandi loomine võib olla siis selle tasandi loomine, et siit võib olla ka niimoodi, et näiteks sa oled ühe selle osa siit näiteks ühendanud ja teist ei ole, siis juba siit võib sul üks hakata näiteks käima ja samas üks on veel siin nagu nii-öelda. Üldiselt tulevad üsna ühel ajal, aga tavaliselt nii ja naa üks läheb ennem nii-öelda. Et ma ei tea, ma lahendan selle ära, siis minust, näiteks siin ei ole seda otsijat. Otsija tähendab ikkagi seda, et sul on, otsija tähendab seda, et sul nii-öelda, et sa saad selliste tunnetega kontakti, mis sul üldse nagu meele paneb lahenduste poole liikuma, et siin on, et sa üldse hakkaks lahendustega, muidu sa võid olla siin väga avatud igasugu asjadele, siin armastajad samamoodi väga avatud kõigile informatsioonile, aga see, et sul endal see analüüsivõime tekiks ja ise nagu neid lahendusi hakkaks otsima, selleks on vaja otsijat, hoolitsejal seda ei ole, näiteks armastajal seda ka nii-öelda. Siin sul on tegelikult, su vastas on juba see otsija, et kui sa ühel poole liigud, siis see jääb sinu varjuks. See vari, mis alla surud, see on sul see aeg väga aktiivne. Kui sa otsija olen, siis ma tunnistan see otsijat, siis on, see armastaja on mul vari, ma samal ajal seda tunnet tunnistan. Ja siis tema siis nagu nii-öelda pehmendab seda värki. Aga oota, kus me nüüd loojaga, kus me seda loojat veel kohtuda võiksime sellel tasandil? Kuidas me selle tasandi loojat näha võiksime, kus mingi näited tuleb, me siin ei aktsepteeri haavatavust.
ega looming on tegelikult ei saa öelda näiteks, kui me üldse sihukest loomingut, mida me tavalise loominguga tunneme näiteks, ma ei tea, muusikas näiteks või siis näiteks meloodias või siis piltides, ega siis ei ole nii, et seal on mingisugune looja. Et see on nagu mingisugune spetsiaalne, et see kõik on sealt tulnud. See, mida me tegelikult loome ja mida me siis endast välja laseme, et see on kõik meie nagu alla surutud materjal, näiteks see võib olla hävitaja, otsija. See, millest ta laulab, on tunded, aga see, kuidas sa selle kokku miksid ja selle nagu selenka teed, võt see on nagu see loov energia, tema on nagu veel vormitu. Tal ei ole nagu sukest vormi. Siin ta saab hoolitseja, siin ta lihtsalt väljendub teisel viisil. Siin ta väljendub teisel viisil, see tähendab seda, et ta väljendub enamasti mingisuguse kannatuste vältimis, et sa hoolitsed, no see on, ütleme, see on üldse tüüpiline lapse vanem nagu nii-öelda, kes võib ka oma sellest, kes võib oma seda nagu nii-öelda oma siis nagu eneseteostust läbi lapse kasvatamise teha, on ju, et siis on orb ja hoolitseja on aktiivne. Siin on kas need, siin on samamoodi tihtipeale armastaja, looja, otsija ja hävitaja on siis omavahel nagu nii-öelda aktiivsemad nii-öelda. Looja, armastaja, otsija ja hävitaja. Et taast me lähme siis, kuida teepidi inimene läheb, aga nüüd kui mul need 2 tükki on aktiivsed, siis nemad on mul varjud nagu nii-öelda. Aga jah, ütleme, siin on siis jah lapse vanemale näiteks, et läbi lapse hoolitsuse või läbi inimeste või teiste hoolitsuste. Siin võiks öelda, siis ta on mingisugune selline materjal, ütleme, kui ratsionaalsus või mentaalsus annab siis nii-öelda, annab vormi, siis siin on veel ta suke vormitu ja suke, kuidas seda loost üldse kirjeldada. No muidu on see, et kui me muusikas või kuskil või ma maalin või mis iganes, see on ikkagi, ei ole mingi loovus, mingi spetsiaalne see tunne läheb mul sinna paberi peale. Et see, mida ma sinna paberi peale panen, on ikkagi need samad asjad. Minu alla surutud materjali, mis tahab minust välja saada, see on nagu teraapia mingis mõttes. Et ei tunnista, ei aktsepteeri mingit haavatust, ma laulan sellest või armastusest laulan või millegist iganest. Et see on ikkagi, et kui me seda, mida me tavast tunneme loomingu all, siis see on ikkagi, looming on kogu see punt, aga loovus on ikkagi mingisugune, mul on tükk aega, kus ma selles väga tugevalt olin, on tükk aega nagu jah, et sul tuleb tegelikult see sõna osavus või sõna seadmise osavus või selline nagu, see on nagu ülimalt tugev ja see on kõik läheb sul nagu nii voolavalt see kokku ja et see on nagu mingi, ütleme nagu mingi sidumismaterjal, kuidas sa seda kõik kokku omavahel miksid nagu nii-öelda, et kui hea sa selles oled, on ju. Aga vormi annab ikkagi tal siis nii-öelda otsis ja teisest sellest, on ju, et ratsionaalsus on ju, et on selline osa, on ju, koostab plaani või projekti, on ju. Ja teised otsija ja armastaja, kuidas ma siin on ikkagi, et see osa üldse on suht, kuidas ma ütlen, tungide ja heade järgi käituma. Siin nagu mingi mõtet teha, et teevad äri, et sa teed nagu nii nagu kari teeb, et sa järgid karja. Aga ütleme nii, siin tasandil on juba see otsija. Otsija tähendab seda, et sa ikkagi hakkad mõtestama maailma läbi näiteks, et sa hakkad maailma ikkagi mõtestama väljaspool siis nagu nii-öelda, et see analüüsi tasand, et sa hakkad ikkagi mõtestama seda nagu nii-öelda väljaspool seda nagu nii-öelda kollektiivi. Siin on ka tegelikult, kui me niimoodi seda tarka hakkame siia sisse tooma, et siis tark hakkame siia sisse tooma, siis kuidas üldse targaks saab, seda hiljem ka räägin, et need mul on natukene lähemal siin olnud, mäletan neid paremini, et siin ma pean natuke pingutama, kuidas see täpsemalt oli nii kaua aega tagasi. Aga no ütleme üldse, kui see otsija, et tark on tegelikult ka, et kui ma siin ma hakkan juba, targal on natukene see, et siin sa pead juba, tegelikult siin sa hakkad juba tõe suhtelisusega tegelema, see siia ei saagi, kui sa saad aru tõed,
noh, tõde ja tunded on siin, ma hakkan selle materjaliga tegema, et tihti me näeme näiteks, kuidas öeldakse, noh, kes need, kuidas öeldakse, kes need meil on, need igasugused need ümarmaa ja siis lamemaa ja et siis need hakkavad see tähendab seda, et nad on siis selle tõe suhtelisusega kokku saanud, et nad saavad aru, et tõde ei pruugi üks olla, et see, mida meil on räägitud ja nüüd paned sinna teise, tegelikult hakkavad nagu nii-öelda seda tõe suhtelisusega hakkavad kokku saama, sa hakkad aru saama, et tõde annab kirjeldada erinevat moodi, et see on nagu suke üks nagu suke nähtus, mille järgi saab aru, et inimene on hakanud selle nii-öelda tõe suhtelisuse poole liikuma. No armastus sellel tasandil on ikkagi armastus natukene teistmoodi asi, et kui siin armastatakse nagu, no siin on muidugi varjud on ka, ma pikalt ei räägi, ma praegu räägin üsna lühidalt, ei ole mõtet väga pikalt sellest rääkida. Et kui sellel tasandil on näiteks armastus saab välja läbi teiste nagu hoolitsemise, see on nagu isikuline armastus, see tähendab seda, et sa ikkagi armastad tinglikult, noh, ma ei tea, oma pere, oma sugulasi, sa hoolitsed nende vajaduste eest. See armastus juba tähendab midagi muud, see tähendab seda, et siin sa puutud kokku sihukese armastusega, mis ei ole nagu tingimuslik. Et see nagu nii-öelda on olemuslik ja see võib olla kõige suhtes. Et kui ma näiteks seda ise siin oli, see on meie väga suur, meie nagu nii-öelda kultuuris või siin läänemaailmas on see otsija ja sõdalane on suurem, rohkem aktiivselt seda armastajat on niimoodi, kui sa seda armastust hakkad väljendama, et no meie alateadus reageerib automaatselt, et kui see paljudel inimestel vari on, nende alateadusega automaatselt reageerima, kui sina hakkad seda osa endast väljendama. Et no mida ma näiteks naiste puhul tähe panin, et no siin sul absoluutselt ei ole seda nagu kavatsust, et sa tahaks nagu püksi ronida, see tuleb nagu südamest ja ilma nagu tagamõtteta, kui sa midagi ilusti ütled, siis no näiteks naiste puhul neil on nagu siin kultuuris on nagu arusaamatus ja need arvavad, et sa järelikult tahad vallutada neid, et noh, tagasiside minu pool arusaama järgi selline, et naised ikkagi eeldavad, kui sa midagi ilusat neile ütled, et sa järelikult nagu moosid neid või mingi luuletusi kirjutad või lihtsalt ilusti ütled. Et siis see tähendab seda ikkagi, nemad näevad, et sõdalane on teel, et see nagu meie kultuuris nagu nii levinud, et kui sa mingisugust sellist osa siin on jah, et meie kultuuri nagu väga suur vari on see, et seda osa ma mäletan, et jah, et siin oli nagu huvitav tagasiside, et seda on osa nagu üldse raske. No ja armastus on üldse, selline armastus on üldse see, et ta lihtsalt ei ole, et ta tahab sinust armastust ta läbi voolata, seda on seda, et sa pead seda väljendama. Kui sa väljendad seda, ütleme läbi käelise tegevuse või läbi kehalise käisse, siis ta nagu, siis sa tunnetad, sina tunned seda läbi vooludes endas nagu nii-öelda, see on armastuse tunne, et jah, see on see tasand. Ja otsija, oota, mida otsija? Kuidas ma otsijat ma just ei kirjeldanud ja otsija, kuidas ma seda otsijat siis võiks kirjeldada, et armastaja. Kuidas, ütleme, sa võid siis otsida, minu puhul oli ka näiteks jah, et mingil maal oli ka mul see, no meil tekib, no sinna samamoodi, et siit edasi saada, on ka vaja need omavahel liita, et kui ma nüüd, see toetab mul seda samast, et ta otsib mul seda armastust või siis minu see otsija, noh kui siit hoolitsejast lähen sõdalase peale, siis tänu sõdalasele saab mul üldse otsija tekkida, et see, ma saan sükse mentaalse, sükse osaga saan kokku, see on otsija. Siis tema alastub otsijaks ja tema selleks saab, varjuks saab armastus. Aga teiselt poolt tulles on armastus, minul oli näiteks armastus ja otsijale taga. Ja siit edasi saab ka nii minna, et tihtipeale me jääme see armastuse kinni, et noh, kogu aeg on kõik pidevas muutumises, kui me nüüd kinni jääme sinna ja siis et siin tuleb samamoodi liita sellest, et kui sa armastust lahti lased ja siis mõlemad osa võtad vastu, et siin on juba, kui me siit edasi lähme, siin juba kaob see vaatepunkt kaob ära, et sa haldad nagu mõlemat vaadet. Siin me tegelikult tegeleme selle samuse suhtelisuse teemaga. Et kui me siin armastuse poole juba liigume, siis me juba tegeleme suhtelisuse teemadega
tõesuhtelisusega ja erinevate sükste asjadega, et kui ma natukene seda vaatan, ühiskonnas on väga suur osa on kuskil, ma arvan, et 70-80% võib olla seda osa kuskil, no suhteliselt ja siis seda on ka väga palju tegelikult tekkinud ikkagi inimesed praegusel ajal otsivad väga palju elus mingisugused vastused ja küsimused ja siuksed, et seda osa on ka üsna palju. Ja seda osa ma nagu, seda näeb nagu juba vähem, seda kohtab vähem. Et kindlasti võib olla siit kuskilt keegi siit, midagi on siit, aga noh, neid osasid ma juba natukene, et siin peab olema üldse maailmavaade peab olema juba siin kaob maailmavaade kaob ära, nii et sa vaatad, kuidas öeldakse, et siia ei olegi võimalik tulla, noh, kui ma siit lasen lahti, siis tähendab nendest kahest saab minu see vaatepunkt ja siin samamoodi, et valitseja ja maak. Et seda muidu mul on see vaade ühele poole, et siit peab üldse maailma vaatepunkt või siis sihuke ideoloogiline vaade peab ära kaduma, et sa oskad neis kõikides suunades nii-öelda orienteeruda. Aga okei, lõpetame praegu selle osa ära ja räägime siis sellest osast. Aitäh vaatamast.